tere Kõrel ja tere ka meie vaatajatele, et ma olen siis külla tulnud Eesti Autospordi Liidu kiirendusspordi kohtunikule Kõrel Graudingule ja ma alustaks kohe algusest, et kuidas sa kiirendusspordi siis kohtunikuks said? No ütleme niimoodi, et eks see selline võib-olla sellise laiema autohuvi tõttu ja mõnevõrra ka läbi autoklubide ja tegelikult ma ütleks ka, et suuresti ka tänu sellele valgele autole, mis mu selja taga on. Et sellel ajal, kui mina selle kiirenduse seltskonnaga liitusin, olid hästi popid erinevad autoklubid ja ma ise tegelesin Eesti Opel Calibri klubiga ja sealt tekkisidki sellised erinevad tutvused ja sai käidud kiirendusvõistlusi vaatamas, autoklubidega alati kevadel SR-i avaüritus oli selline koht, kus pidi kohal olema, et sealt võib-olla tekkisid ka esimesed kokkupuuted kiirendusega. Ja ühel hetkel, kui siis tuli info, et see kiirendusspordi tiimi otsitakse uusi kohtunikke, siis võtsin ühendust ja nii see läks. Ehk siis kui kaua sa nüüd kohtunik oled siis olnud? Kohtunikuna esimesed võistlused ma tegin 2007 ehk päris üksjagu. Jah, ma sündisin siis, aga jah. Ma küsiks, et mida sa soovitaksid võib-olla algajale sõitjale, kes pole näiteks mitte kunagi kiirendusspordiga üldse kokku puutunud, aga tahaks hakata sõitma? No võib-olla ongi see, et lihtsalt tulla proovida, sest tegelikult meil on ju Run-Võtu Prang on selline hea klass, kus saab üldse tulla testima, et kuidas see ala sobib ja kuidas meeldib, et võib-olla sealt alustada. Okei, su pika siis kohtunikuperioodi vältel ma küsiks, et mis on su kõige keerulisem olukord olnud, mis sa oled pidanud lahendama näiteks siis rajal koha peal? Rajal koha peal midagi sellist väga keerulist ausalt öeldes Eestist ei meenu, et pigem ongi see, et kui on, kuna mina olen tegev olnud Eestis line-upi kohtunikuna, siis ongi see, et kui on sellised finaalsõidud, suured klassid, et siis on natukene toimetamist sellega, et kui keegi tahab jahtuda, tegelikult peaks olema auto juba stardis, aga tegelikult auto on alles boksis, et võib-olla natuke sellised ajaga arvestamised sellistel puhkudel, aga ma ütleks, et need väga keerulised on, et pigem selliseid keerulisemaid asju mul meenub Soomest, et siin üks vahe sai meie kohtunike tiimiga päris palju käidud ka Soome võistlustel ja kui ma Eestis olen olnud line-upis, siis Soomes sai proovitud igasugu erinevaid positsioone raja peal, et alates seal päris raja lõpust päästemeeskonnaga, erinevad oilspoti kohad seal raja keskel, raja alguses. Stardi ajal oli see, kus ma pidama jäin siis põhiliselt, aga võib-olla see kõige keerulisem oligi üks võistlus, äkki see võis olla isegi euroopakate etapp Alastaros, et siis ma olin seal raja keskel oilspotis ja siis üks tsikkel, ma ei mäleta, kas ta oli Top Fuel Bike või Super Twin, aga see suutis üsna minu nina all sõita vastu seina. Et siis oli küll natukene see tunne, et mida ma nüüd teen. Aga eks päästed asjad reageerisid hästi kiiresti, et nad olid seal hetkega kohal. Aga see oli võib-olla siuke koht, kus jäid korra mõtlema, et mida ma nüüd ise tegema peaks sellises olukorras. Tulles siis nende rajategelaste juurde, siis kui palju siis kohtunikke üldiselt Eestis näiteks kokku on, kas oskad äkki öelda seda? Ma jään täpse numbri võlgu, et kui palju meid kokku on, et eks see on selline suhteliselt kompaktne tiim tegelikult, et liiga palju varu meil ei ole, et ongi tegelikult aastast aastasse on üsna selline sama meeskond olnud ja numbrit isegi ei ütleks. Aga millised näiteks on peamised reeglid, mida sõitjad näiteks rikuvad isegi mitte meelega lihtsalt, et ei teadnud isegi? No võib-olla, kui ma vaatan sellest enda positsioonist ehk line-upist, siis klassika on see, et jätakse auto line-upi, minnakse ise ära. Et see on muidugi selline
ei saa öelda, et see mingi tohutu rikkumine on, aga teinekord, kes üritab line-up'is midagi veel remontida viimasel hetkel, mida tegelikult teha ei tohi ja sellised asjad. Ja kui on algajad sõitjad, siis pikk riietus, et selliseid T-särke on seal silma jäänud küll, et sellised on võib-olla need asjad, mis ma oskaks enda töölõigust välja tuua. Aga samas, kui nüüd tulebki, et keegi T-särgi väel tuleb umbes sõitma, ma ei tea, lühkavdega näiteks, et mis siis, ühe korra vist saad hoiatuse, Ei, sa ei pääse rajalegi. Ei pääse rajale. Et kui selline asi silma jääb, siis sa rajale ei pääse, et siis on kiiresti kuskil pikad varrukad peale või siis on järgmine ring. Mis sul kõige meeldejäävam võistlus on olnud? Siin ma tegelikult lähen jälle just mõtetega Soome, et Eestis hästi pikalt ma olen juba kohtunikuna tegutsenud, aga ma arvan, see oli kuskil suurusjärk 2010, midagi sellist, siis me hakkasime käima Soomes Kaabis, et esimese hooga läksime sinna õppima, aga kutsuti meid ka nii-öelda meeskonda appi sinna edaspidi. Ja minu kõige meeldejäävam võistlus, ma arvan, oligi esimene Soome võistlus, see oli motoparkis üks Soome kohalik etapp, aga lihtsalt see vahe Eesti ja Soome vahel, et see oli nii suur ja kuidagi see kõik tundus nii selline teistsugune ja siuke äge, et ma olin reaalselt nagu laps kommipoes seal terve see nädalavahetus, et suu oli kõrvuni ja see oli siuke hästi äge emotsioon. Ja loomulikult kõik need Alastaro Euroopa meistrivõistluste etapid, et kuna enamik aegu olen olnud Soomes stardialas, siis ikka nende suurte klasside ajal seal stardialas on päris siuke tore olla. Ja ütleme, näiteks 2 startiva topfueli vahel, et see on ka selline kogemus, mida kirjeldada raske, et mida peab ise tundma. Aga ma küsiks, et mis su järgmised eesmärgid on näiteks kohtunikuna? Ma pean ütlema, et ega selliseid otseseid eesmärke mul ei ole, et kuna tõesti ma olen päris pikalt olnud selles maailmas, siis ja reaalselt keegi võib mind parandada, kui kellegi tuleb meelde mõni võistlus, kus mind ei ole olnud aastast 2008 täishooaega, siis ma ise siin millalgi muigas jääd, ma saab kohe tegelikult 20 aastat niimoodi, et mul enda teada ei ole vist mitte ühtegi Eesti meistrivõistluste etappi vahele jäänud. Et sinna on siuke aasta-2 veel minna, et mõtlesin, kui õnnestub, et siis tegelikult oleks tore, et 20 aastat niimoodi, et kõik etapid koha peal, et vaatame, kas see mängib välja või mitte. Wow. Kas sa ise oled ka kiirendust sõitnud või pigem ainult kohtunikuna olnud? Ma ei ole sõitnud neid meie meistrivõistluste etappe, et ma olen käinud vanasti nende autoklubide aegadel, oligi selline kohustuslik üritus oligi see kevadine SR-i avaüritus, et kus siis said kõik enda autodega rajal käia, et seal ma käisin sõitmas ikka iga aasta ja meie sellistel testipäevadel olen käinud ja kui on vaja hommikul ajavõttu testida, siis ikka hea meelega lähen rajale, aga nii-öelda võistelnud tõsimeel ei ole. Aga siis mu viimane küsimus oleks see, et mis sa siis sellelt hooajalt ootad? No ma ootan seda, et tuleks selline hea hooaeg, et oleks palju sõiteid, et oleks häid tulemusi ja selliseid nauditavat sõita. Aitäh sulle! Ja siis teiega näeme juba järgmises videos või siis juba sellel hooajal raja peal.